On selliseid kummalisi asju, orbiidimanöövrites, eriti gravitatsioonilistes manöövrites kuu poole lendamisel, kui kasutatakse põhjendamatult keerulisi trajektoore. Näitan näidet oma simulaatoris. Jooned kuu ees, kosmoseaparaadi ees, need on suuna- ja kiirusvektorid. Ehk mida pikem vektor, seda suurem on kiirus. Kuu poole lähenedes hakkab see vektor kuu poole kalduma ja mingil hetkel hakkab kiirus suurenema. Nüüd on kosmoseaparaat teinud gravitatsioonilise kiirenduse möödudes kuust. Milles siin probleem seisneb? Väga täpselt tuleb aparaat suunata, et ta jõuaks õigesse kohta õigel ajal, sest isegi mõnesekundiline viivitus mõjutab juba lennutrajektoori. Ta tegi 2 gravitatsioonimanöövrit. Üks neist, õige ja tavaline, on mitu tiiru ümber maa, et saavutada suurem kiirus ja eemalduda maast kütust säästes. Seejärel läheneb ta kuule ja lendab sellest väga lähedalt mööda. See annab talle lisakiirendust, see on klassikaline gravitatsioonimanööver ja ta liigub sellisele suurele ellipsile. Ja edasi on kõik nii hästi arvutatud, et ta sellelt ellipsilt läheb otse kuu orbiidile ja jõuab sinna. Väga lahe manööver, suurepärane manööver. Kas see on loogiline? See ei toimi. Kuule lähenedes naaseb see oma tavapärasele orbiidile. Sama oleks võinud saavutada ka lihtsalt siis, kui ta esimest korda kuule lendas. See on täpselt sama asi. Oli lihtsalt vaja parandus teha ja lähenemine polnud nii jõuline. Ja samamoodi oli see kohe palju lihtsam. Üldiselt lendavad kõik seadmed sinna nii. Aga jaapanlased ja ka mõned teised valivad selle eriti keerulise, arvutustes väga töömahuka ja väga riskantse manöövri tegemiseks sellise kummalise veidra viisi. Siin. Selle manöövri mõte on väga kaheldav. Kütuse kokkuhoid on seal 0, kui mitte öelda vastupidi, kulutame rohkem kütust ja riskid on suuremad. Sest sellel trajektooril pidi aparaat kindlasti veel tegema korrektsiooni, et jõuda täpselt kuuni, sest niimoodi otse kuule pihta saada on väga keeruline. Kui sa natukenegi eksid, isegi 10, isegi 100 kraadi võrra või kiirenduses, ongi kõik, lendad hoopis mujale. Milleks on vaja seda kauget gravitatsioonilist manöövrit kuu juures, kui kosmoseaparaat niikuinii jõuab kuu orbiidile normaalse, etteaimatava orbiidikiirusega? Tõenäosus kaotada kosmoseaparaat selliste manöövrite käigus on tohutult suur, aga kasu 0.